Tervist! Aitäh! Mina olen Daisy Keger, Ida Päästekeskuse kemikaaliohutuse peainspektor ja nagu Reelika ütles, siis räägin tulekahju edastamisest Häirekeskusesse. See muudatus viidi sisse juba ja jõustus juba 10. novembril 2025 aastal ja selle muudatuse eesmärk oli siis see, et päästeressurss ei oleks asjatult hõivatud ja kui päästjad reageerivad valeväljakutsetele, siis võib tekkida seal viive päris sündmusele reageerimisel. Ja samamoodi on siis see muudatus suurendab hooneomanike vastutust tuleohutuse tagamisel, et 95% nendest automaatsetest teadetest olid valeväljakutsed ja päästjad sõitsid pea 5000 korda eelmisel aastal välja ATS valeväljakutsetele. Ja see muudatus siis tähendab seda, et ainult teatud kriteeriumitele vastavad hooned jäävad ATS-iga ühendatuks ja suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete puhul kuuluvad sinna siis tööstushooned, mis on 2. või 3. tuleohuklassis ja milles on automaatse tulekahju signalisatsiooni nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö või tehnoloogilised protsessid. Või teine, mis on meil kriteerium, on siis see, et kui see käitises hoiustatakse ammoniaaki üle 50 tonni või kloori üle 10 tonni. Lisaks on siis olemas erandi variant, aga see on vaid sellisel juhul, kui ettevõte on esitanud põhjendatud taotluse ja Päästeamet on andnud kooskõlastuse, siis sellisel juhul, kui jääb elamupiirkond või kui tegemist on elutähtsa teenuse osutajaga ja täidetud peab ka olema see kriteerium, et tulekahju korral ei ole tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine muul viisil ja kiire evakuatsiooni ehitisest. Ja tegelikult see tähtaeg on nüüd meil juba saabunud, aga 2. aprilliks paluti kõikidel ettevõtetel hinnata, et kas nende valduses olevad ehitised kuuluvad määruses toodud kriteeriumite alla või erandi alla. Ja juhul, kui teie hooned siis vastasid nendele kriteeriumitele ja ATS edastus oli juba olemas Häirekeskusesse, siis tuli sellest informeerida Päästeametit. Või kui tulekahju edastust Häirekeskusesse veel ei ole, kuid teil on sellised hooned, siis on vajalik esitada Päästeametile kooskõlastamiseks taotlus ja sõlmida leping sideettevõtjaga, kes on tulekahju teate esitaja. Ja kui need hooned ja see tegevus seal vastab erandile, siis see taotlus, põhjendatud taotlus tuli tegelikult esitada juba 1. märtsiks. Täna oleme juba aprilli lõpus, et see aeg on juba päris ammu aega tagasi. Aga juhul, kui tulekahju edastust Häirekeskusesse veel ei ole, kuid soovitakse liituda, siis on vajalik kooskõlastatud taotlus ja leping sideettevõtjaga. Aga kõigepealt peaks tulema Päästeametisse taotlus, siis tehakse see otsus ja alles siis saate hakata oma lepinguid sõlmima. Ja kui seda Häirekeskuse edastust ei ole ja otsustate, et ei liitu, siis tuleb ka informeerida sellest Päästeametit, et tuleb hinnata oma seda ettevõtete ehitisi, et mingi hulk meie suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest on seda teinud, aga osad ettevõtete osas me ei ole tegelikult siiani tagasisidet saanud. Ja kui hooned ei vasta ei kriteeriumile ega erandile, siis alates 1. maist lõpetatakse see tulekahju teate edastus. Juhul, kui te olite varasemalt liidetud.
ja need hooned, mis varasemalt olid liidetud edastusega, siis on vajalik üle vaadata tulekahju korral tegutsemise plaan ja edastamissüsteemi dokumentatsioon ja need asjad uuendada 1. juuliks 2026, et see on niisugune mõistlik aeg, et on 2 kuud aega tegutseda. Ja vajadusel uuendada hädaolukorra lahendamise plaan, et kui seal on välja toodud, et hoonetes või teatud hoonetes on automaatse tulekahju edastamise süsteem, aga nüüd jääb ainult automaatse tulekahjusüsteem sinna, siis tuleb ka need muudatused ära teha. Mis on oluline, on see, et te oma inimestele ja eriti nendele, kes vastutavad hoonetes selliste tegevuste eest, et nemad oleksid informeeritud, et kui varasemalt oli teil edastus, siis nüüd on vaja ise teavitada. Et ei lähe enam see signaal automaatselt häirekeskusesse, et need tegevused tuleb ära teha ja need teavitused. Ja samamoodi siis oma teenusepakkujaga uuendada lepingud, kokkulepped, need asjad üle vaadata. Nii, ma tänan. Ja tänan Daisy, et praegu samuti ei ole antud teema osas küsimusi tulnud, aga siinkohal siis tegelikult rõhutaks seda asjaolu, et 1. mai nii-öelda katkestatakse ühendus ära. Võib-olla see juhtub ka paar päeva hiljem, mitte päris täpselt 1. mail, sest et see on punane püha. Aga ühesõnaga jah, et need ehitised, mis enam ei vasta kriteeriumile, siis ja tegelikult ei ole taotlenud ka erandit, siis need ühendused katkestatakse automaatselt ära. Me oleme tegelikult nüüd siin viimase 6 aja jooksul kemikaaliinspektorid on suhelnud ettevõtetega, selgitanud neid asjaolusid välja ja ka teavitanud siis sellest, et see ühendus enam ei jätku, et tegelikult peaksid olema täna kõik ettevõtted siis teadlikud, juhul kui nende ühendus katkestatakse. Kindlasti tuleb selle kohta ka veel lisaks eelteavitus, et oleksite siis teadlikud, et juhul kui teie ettevõtte ehitises enam seda teenust häirekeskusesse ei suunata tulekahju korral. Lisaks siis tooks välja veel selle, et kindlasti teised ettevõtted, kes täna ei ole Päästeametiga suhelnud selles osas, et kas nad võiksid minna kriteeriumi alla, kas nad soovivad erandit, siis seda kindlasti teha ja kindlasti ka kemikaaliinspektorid hakkavad teile ka kirjutama selles osas, et me tegelikult vaatame kõik ettevõtted, ohtlikud ja surmsuuga ettevõtted ja nende ehitised üle ja tahame tegelikult ikkagi tagasiside saada. Ja tõenäoliselt on ka selliseid ettevõtteid, kes täna ei olnud ühendatud häirekeskusesse, neil see kohustus tuleb, et sellega peab siis arvestama ja vajalikud toimingud läbi tegema. Ja lisaks täpsustaks ka veel seda asjaolu, et kindlasti rõhutame seda, et millistele hoonetele tekib see kohustus. Nii nagu Daisy tõi slaidil välja, siis tegemist on tööstushoonetega, kus toimuvad töö- ja tehnoloogilised protsessid ohtlike kemikaalidega. See tähendab seda siis, et mille käigus kasutatakse ohtlikku kemikaale või mille tulemusena tekivad ohtlikud kemikaalid. Ja selliseks tegevuseks ei loeta kemikaalide ladustamist, välja arvatud siis ammoniaaki ja kloori ladustamist, mille puhul on siis sätestatud ka piirväärtused. Samuti ei loeta töö- ja tehnoloogiliseks protsessiks ohtlike kemikaalide kasutamist näiteks hoonete kütmiseks, soojusenergia tootmiseks kateldes näiteks, suletusahjudes või muud sarnast kasutust ja ühesõnaga, mille eesmärk ei ole siis ohtliku kemikaali töötlemine ega tootmine. Ja tegelikult olulisel kohal oli ka seda rõhutada, et enam ei lähe siis häirekeskusesse teavitused näiteks taklatest või kütuseterminalidest või tavalistest väetishoidlastest, kuna neid käsitletakse eelkõige just laohoonetena ja nende tegevust ladustamisena. Et vaadata ja seda samamoodi erinevad pumplad ja siuksed kohad ei lähe ka siis selle kriteeriumi alla.
et juhul, kui siis nüüd te vaatate, ettevõtted vaatavad oma tegevused üle, et siis kindlasti suhelda või praegu ei ole veel suhtlenud kemikaali inspektoriga, et te siis saate vajadusel tuge nende käest.